Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, rõõm näha! Tänases saates on meil väga palju põnevaid lugusid. Näiteks vaatame, kuidas ühest metallihunnikust saab täiesti töökorras sõitev buss. Aga saadet alustame siit samast Keila uuest keskusest. Alexelat me liinapildis näeme hästi paljudes kohtades ja nüüd üha enam ka keskuste juures. Me oleme praegu Keila keskuse juures. Mis seob Keila keskust ja Alexelat? Alexelal on väga hea meel teatada, et nüüd on meie laadimiskohtade võrgustik jälle täienenud ja oleme jõudnud siia Keila uude keskusesse. Et meil on Keilaga varasemalt ka väga head kokkupuuted olnud. Me oleme täna Keila tanklas just paigaldanud uue kiirlaadja. Lisaks Keila terviseradade ääres on meil poolkiired laadjad, ehk siis just Keilas on Alexelal väga tugev kohalolu. Kas võib öelda, et Keila on kuidagi Alexelale nagu südamelähedane kohta? On ja ma arvan üldse Keila ja tegelikult ka see keskus on täna piirkonna mõttes väga oluline sõlmpunkt, et siin on ju tegelikult otse meie kõrval on tervisekeskus, lähedal on kool, Keila haigla, terviserajad, et tegelikult väga oluline sõlmpunkt ja ma arvan, et inimesed on tegelikult saavad siit kõik vajalikku kätte. Tõsi on see, et Harju Kekk on Keila ettevõtluse arendaja juba 70 aastat ja arendame Keilat, arendame siinset ettevõtlust ja meil on hästi oluline seda ettevõtlust arendada koos strateegiliste partneritega. Tõsi, lõime käed ka Alexelaga. Hetkel esimene faas on Keila keskuse juures paiknevad autolaadjad ja loodetavasti väiksematest projektidest argneb pikaajalisem koostöö. No keskuste juurde elektriautode laadimisvõrgustik rajada on täiesti loogiline, sest et kui sa tuled poodi, siis samal ajal saab ju auto ikkagi laadida, sa saad jätkata oma teekonda koju või kuhu iganes. Just Keila keskuse juurde me tegelikult paigaldasimegi sellise universaalse lahenduse, et siin on segu siis nii poolkiiretest laadjatest kui ka kiirlaadjast, et just see klient, kes tuleb, ütleme, korraks sisse, käib apteegis, käib toidupoes, paneb kiirlaadjasse, see, kes tegelikult tuleb siia pikemalt, jalutab ringi, kas läheb korvpalli vaatama, läheb Apollosse, tema saab jätta aeglasesse laadjasse ja võib-olla esimeste päevade kogemus ongi huvitav, et tegelikult just need aeglased või poolkiired laadjad on tegelikult rohkem kasutust leidnud kui kiirlaadjad. Eks nad on pisut odavamad ka. Just, et see tegelikult näitabki seda, et tegelikult klient alati valib ja teeb teadlikult neid otsuseid. Kui ta jätab pikemalt, siis ta kasutab aeglasemaid, soodsamaid laadjad. Kui tal on vaja kiiret särtsu, siis ta võtab kiiret särtsu. Teil on varsti ilmselt vaja neid kohti juurde panna, sest vaadates, mis kütuse hindadega toimub, võib arvata, et elektriautot ikkagi koguvad üha rohkem populaarsust. Kütusehinnad kindlasti mõjuvad e-mobiilsuse arengule positiivselt, et huvi inimeste seas nii pistikhübriidide kui täiselektriliste sõidukite vastu on kasvanud ja me oma projektides alati teeme taristu loome perspektiiviga, ehk siis tegelikult kui me näeme, et siin neid kohti jääb puudu, nõudlus kasvab, on tegelikult võimalikult lihtne neid kohti juurde luua, et see võimalus on olemas. Päike käib üha kõrgemalt, suvi ei ole enam kaugel. Milliseid selliseid vahvaid uudiseid võiks veel teie poolt varsti oodata? Inimesed sõidavad rohkem, see on selgelt näha, päike paistab, nädalavahetused on pikemad ja ilusamad, et ma julgelt soovitan, et vaadake üle info meie kodulehel, et pakume täna
lahendust, kus sa tegelikult saad oma koduse elektritariifi teele kaasa võtta. See kogub üha enam populaarsust, eriti veel, kui ilmad on ilusad ja tegelikult, miks mitte, oled kodus börsi elektri peal, lähed, sõidad ringi, käid mõnest Alexela tanklast läbi ja laad koduse elektri hinnaga superluks, et mulle on saadetud, tuttavad saadavad pilte, kus laevad Alexela tanklas 0 eurot kilovatt-tund, et pole paha, et igal juhul, kellel võimalus, kasutage ära. Nii et võib öelda, et tasuta lõunad isegi võib olemas olla? Võib ja kindlasti meil on mõtteid veel, et üks asi on just selle seadmete paigaldus, aga kindlasti on oluline ka teenuse kvaliteet ja teenuste arendamine, et see on see, millega me igapäevaselt tegeleme. Aasta oli 1957, kui see TA6 Tartu tehasest välja vuras. Vahepeal juhtus küll niimoodi, et sellest masinast ei jäänud rohkemat järgi kui üks korralik suur vanaraua hunnik. Aga mehed siin Võrus Car Restorationis tegid sõna otseses mõttes imet. See masin on nüüd taas tänavalegaalne. Räägime teile nüüd sellesama TA6 loo. Jah, tegemist on siis Tartu autoremondi tehase bussiga. See on ühe võib-olla mõnes mõttes kurva saatusega buss, et see on kunagi alustatud, kui meie seda nägime, siis ta ei näinud bussi moodi välja, et ta ei näinud tegelikult üldse sõiduki moodi välja, et see oli lihtsalt hunnik. Ta oligi sõna otseses mõttes hunnik? Ta oli hunnik prügi, et oli lihtsalt nii-öelda raami peal 4 ratast all ja lihtsalt sodi hunnik oli peal. Et minule siis omanik lihtsalt ütles, et mul on kuskil, et ole hea, mine vaata ja anna oma hinnang sellele, et kas sellest üldse saab midagi teha. No. Aga minu puhul kehtib see reegel, et mida hullemas seisus seda ägedam on, et mina läksin nagu kohe leili, et minu vaimusilmas oli see buss valmis, kui ma seda nagu nägin ja et ma annan selle kliendile üle. Siis antud buss oli ikkagi selline esimene projekt ka meie garaažis, kui poisid sõna otseses mõttes tahtsid mulle ketukat anda, et kas sa nagu päriselt ka mõtled, mida sa nagu teed. Et nad olid tegelikult solvunud, nad ei rääkinud minuga nagu mitu päeva, aga kui me selle asjaga nagu edasi läksime, siis ega ausalt ei olnud ka minul ühtegi head ideed, kuidas seda bussi teha, sest ainukene detail oli sellest bussist oli siis katus. Ja kuidas seda ehitama hakata, mismoodi tegema, kus seda nagu arutama hakata, et seda lõngakera, et me oleme ju kõik arutanud, me teame, mis seda nagu tähendab, aga seal võib-olla oli nagu 10 lõngakera niimoodi sassis, et see oli väga raske projekt. Ja kaua selle taastamine aega võttis? Kui ma nüüd ei eksi, siis me võime siin rääkida süksest 3 aastast. Täna on ta valmis. Ta on täitsa sõidukõlblik ja tuleb müts maha võtta. Te olete teinud veel parema kui supertöö. Jah, et poisid pärast ütlesid ka, et tegelikult ei olnudki nii hullu, et tõesti buss on ametlikult ülevaatuse läbinud ja on tunnistatud liikluse kõlblikuks ja oleme sellega väga palju sõitnud juba ise. Ja täna selles mõttes, et on tal mõtleme siis selline lisaemotsionaalne väärtus ju omanikule ka. Jah, et see on siis, omanik on selle bussiga juba väga sünnist saadik seotud olnud, et tema jaoks oli see puhas emotsionaalne väärtus. See emotsionaalne väärtus on üks osa sellest, aga ütleme, kuna ta on Eesti ajalooga buss või Eesti autoremondi tehase buss, siis see on selle bussiga võib-olla selline teine väärtuslikum osa, et sellise kerega buss on täna ainukene, mis on siis taastatud ja selles mõttes nagu säilinud. Kuidas juppide leidmisega läks? Kas oli Vene masinaga pisut lihtsam kui mõne Cadillac'iga näiteks? Ja ei, seda ikka, et ega see sellel ajal pandi sellele bussile külge seda, mis oli. Et seal oli küll mingid võib-olla sellised kindlad asjad, et aga samamoodi, et kui sa sealt riiulist midagi võtad ja külge paned, siis eks on neid, kes vaidlevad, kas see oli nii või ei olnud nii, aga me ju kõik teame, et sellel ajal pandi seda, mis panna oli
ja 85 aasta on see buss uuesti nii-öelda taastamises käinud ja selle käigus on samamoodi pandud sinna siis nii-öelda tolle nii-öelda ajastutruu juppe külge, et eks siin on vahetatud teda palju ja selles suhtes sellega oli ikka lihtne. See võiks täna olla üks teie visiitkaartidest, aga ütle ausalt, kas sa tahaksid veel hunnikust masinat teha? Ei. Et kui ma võtaksin täpselt selle seisus ja keegi tuleks siia, siis ma pigem loobuksin, sest et see ajamahukas töö, meil ei ole võimalik nagu hinnata seda nii-öelda hinnalipikuna, me ei tea, seal on liiga palju asju, millele me peame vastama, ei tea. Ja tihtipeale, kui sa vastad ei tea, siis need projektid õnneks jäävadki katki, et selle projekti puhul mul oli hea meel, et omanik ütles, et mina ka ei tea, aga vaatame, mis saab. No. Aga kuidas see taastamisprotsess siis lõpuks nagu välja hakkas nägema, et oli sul vaja kuskilt mingeid jooniseid, mingeid fotosid, mingeid mälestusi kokku ka korjata? Mul olid pildid, kui see buss oli terviklik. Ja ega mul sellest rohkemat midagi ei olnud, et neid TA6 küll on siin Tartus üks taastatud, aga põhiline selline esimene etapp oli selles, et need küljedetailid olid meil olemas. Me tõstsime selle katuse õhku, tõstsime selle mädanud küljedetaili siia kõrvale, jätsime selle katuse nii kõrgele, kui see olema pidi ja siis siia vahele lihtsalt ehitasime karkassi ja hakkasime selle karkassi peale siis nii-öelda plekke tegema, et ega ta täpselt nii oligi, et me lihtsalt õhust ehitasime selle bussi. Antud detail on siis selle busti istme seljatagune osa ja ta on selles mõttes hästi tähtis või väärtuslik, et siin on säilinud ka selle auto ümberehituse aasta siis nii-öelda see silt, mis sinna istme sisse pandi, et tegemist on sellise väga ajaloolise ja väga hea detailiga. Kas see iste jõuab siia bussi tagasi? Ma usun, et see jõuab, et eks see tuleb siia kuidagi klaasboksi sisse panna ja rahvale näitamiseks, et milline ta enne oli. Kes tunneb huvi selle, kuidas see buss siis valmis sai või mis raskused või kuidas meil see nagu protsessi mõistes nagu välja nägi, siis et sellest bussist on meil sotsiaalmeedias pilte üleval ja on ka need pildid üleval, kuidas me ta sealt angaarist välja tõmbasime, milline ta nagu päikse käes seal välja nägi või kas üldse midagi nägi, siis selline enne ja pärast süke eufooria sealt kõvasti nagu välja tuleb, et minge ja kindlasti vaadake, et saab väga põnev olema. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Mingitel hetkedel me arvame, et Eesti, me oleme pisikene ääreala, aga kas või kui palju nagu päriselt maailmas toimuvad asjad meid võiksid mõjutada? Kui me võtame just meie sektori, siis meie sektori põhitooted on nii-öelda naftaproduktid ja naftaga otseses seotud. Ja kui me vaatame ka täna diisli hinda, siis see aina kerib ülesse poole ja samamoodi hakkavad minema ka rehvi hinnad ülesse. Hetkel pole see kindlasti veel kohale jõudnud tarbija jaoks, aga usun, et siin maikuust juba esimesed sellised indikatsioonid tulevad ja tegelikult Euroopa tehased tõstavad kohati hinda juba aprillist.
millise hinnatõusuga peaks tarbija nagu arvestama? Ma arvan, et siin mõne kuu jooksul 10% on suhteliselt reaalne, kui võtame tooraine ja pluss siis ka transport sinna otsa. No see on muidugi arvestatav summa, et ja eks see oleneb natukene ka tootegrupist, et sõiduautorehv on üks, mis saab pihta, aga kindlasti saavad pihta ka veoauto ja põllumajandus- ja tööstusrehvid, kus hinnatõus võib olla ka kohati võib-olla isegi suurem. Transpordihinnad ikkagi järk-järgult lähevad üles ja praegu on keeruline öelda, et mis see nüüd suvel saab olema või sügisel saabuvatele toodetele, aga hetkel on ikkagi selline kuu ajaga 1000–1500 eurot per konteiner juurde tulnud. No ütleme, et aasta alguses oli Hiina transport oli kuskil 2000 eurot, täna oleme seal 3500 juures. See, mis maailmas toimub, seda meie siin mõjutada ei saa, aga kui palju Eesti riik on aidanud kaasa sellele, et sellist valusat lööki leevendada? No täna pigem on seda keeruline kommenteerida, et seal midagi tehtud oleks. Ka meie oleme aeg-ajalt sunnitud mõningaid vedusid ja konteinereid tooma kas läbi Läti või Leedu sadama, et on mõningatel juhtudel soodsam kui tuua läbi Tallinna. On olnud aegu, kus vahed on olnud päris suured ja on olnud soodsam tuua läbi Riia sadama näiteks. Ennustamine on tänamatu, aga nagu sa ütlesid, siis tõenäoliselt odavamaks midagi ei lähe, seega ikkagi väikene meeldetuletus üleskutse, vaadake oma rehvid üle, kui on vaja näiteks uusi talvekaid ja see võimalus on, ostke täna ära. Kui teil on ikkagi täna võimalus ja vabad vahendid on olemas, siis täna on õige aeg osta ka talverehvi ja kindlasti ka oma suverehvid üle vaadata, et 2026 aastal midagi soodsamaks ei lähe. Kui otsid ideid, kuidas korraldada ettevõtte meeskonnale ägedat üritust või miks mitte vähe teistmoodi nädalavahetus sõpradele, siis tuleb tulla Raassillale, sest siin jagub nii adrenaliini kui elamusi rohkem kui küll. Teada alustuseks mul on äärmiselt kahju tunnistada, et ma ei ole Raassillale veel kordagi jõudnud. Ma olen korduvalt pannud kalendrisse üritused kirja, kui ma näen, et midagi toimub ja ma ei tea, kogu aeg on midagi vahele tulnud, nii et palun kergemat karistust. No ei ole hullu. Hea, et sa lõpuks siiski jõudsid ja väga tore, et täna on ka Hilm ilus siin meiega, et sa said ikkagi erinevaid asju siin meie juures proovida, et mida me siis siin pakkuda saame. Et me siin pakumegi siis neid rajaautodega sõitu seal raja peal, siis me pakume siin igamehe driftiautodega sõitu ja ka tavapäraselt kogu aeg igapäevaselt pakume ka siis seda olemasolevat hobikarti siin. Jumala äge, ma räägin, selline hasart tuleb sisse, et tahaks nagu paremini, et tuleks, et ei teeks seda spinni, aga näe, tuli ilusti. Mõnus trenn on kätele ju. Mina ütlen küll, et jube kihvt asi on see. Ja ma täiesti saan aru, miks inimesed seda proovivad ja pärast ei taha siit roolist ära tulla. No, poiste mänguasjad on ikka poiste mänguasjad, mitte midagi teha ei ole. Kui me praegu filmiksime heegeldamisklubi kokkutulekut, siis tõenäoliselt nii äge ei oleks. Vaata, kui vähe on õnneks vaja. Tuleb istuda korraks autosse, ilma mingisuguseid instruktaaže saamata, vajutad gaasi ja lähed ja lihtsalt vaata, suu on kõrvuni kogu aeg. Ma vaatasin, et driftiautod, need olid üliäge oli nendega sõita, aga need rehvid seal all, need ei olnud nagu rehvid, seal on, ma saan aru, mingi plastmassist mingisugune kate pandud peale. Ja just nii, et sellega me nägime päris palju vaeva, et kuidas seda siis igamehe drifti nagu pakkuda. Ja seal siis me mitme kuu nii-öelda välja
väljatöötamise töö tulemusena siis suutsime siis leida sellise lahenduse, kus siis tagaratastel püsivad peal spetsiaalsed plastikrõngad, et ega neid sinna nii lihtne pidama polnud saada, et nad seal ka suvel kuuma asfaldiga peal püsivad. Siis lõpuks leidsime sellise lahenduse, mis see siis töötab ja see on tõesti siis selline äge asi, et tõesti võime julgelt öelda, et iga inimene tänavalt tuleb ja saab sellega hakkama, et töötab nagu iga ilmaga, ka kuuma asfaldiga, et spetsiaalselt ettevalmistatud rajal ja saab sõita nagu igaüks sellega, et jah, tõesti väga kihvt kogemus. Driftiautoga sõitmine siin Raassillal ei ole ainuke asi, mis siin teha saab. Kohe me läheme kihutame nende samade autodega ja loomulikult hakkame me võistlema. Ja võistlus on hästi lihtne, võidab see, kes sõidab kõige kiirem aja ja mitte ainult nende autodega, vaid siis sõidame ka kaardiga ja võidab see, kes kokkuvõttes kõige kiirem on. Nutikad ja andekad ei ole ainult driftimasina juures, vaid teil on ka kogu rada on täitsa teistmoodi elektrooniliselt lahendatud. Ma ei näinud ühtegi lipukohtuniku siin, kui ma sõitsin. Kõik kurvid, stardisirged, kõik raadiused on täpselt tehtud niimoodi, nagu viimane VIA standard ette näeb projekteerimise, kõiki seda on arvestatud. Ja samamoodi on meil siis lahendatud ka kõik KP-punktid, ehk siis kohtunikupunktid, et igal pool on kõik toited, asjad on valguskaablitega, et samamoodi on meil igas siis KP-punktis virtuaallipud, nii et igasse kohtunikupunkti me saame saata siis valguse, heli, mis iganes asja me saame saata kõike ja saadamegi läbi valguskaablite. Et samamoodi ka kaamerapildi, et igasugused teleülekanded, filmimised, asjad, kui meil on suuremad näiteks Balti meistrivõistlused driftis, rallikrossi meistrivõistlused, kõik asjad, kaameraülekanded, kõik asjad me saame kasutada siis enda nii-öelda algselt välja ehitatud taristut. Ma räägin, see nägi välja nagu täitsa juba päris võistlus, seal on hästi mugav ruum, kus olla. Siin sa vaatad seda sõitu, tekib täitsa selline nagu spordiüritus täitsa. Jaa, ongi, täpselt nii ongi, et ja see on päris soojalt vastu võetud ettevõtted, kes siin on käinud, on peetud ettevõtteüritusi, sünnipäevasid ja igasugused talve- ja suvepäevasid, et jaa, just, et meil on väga mõnus ja õdust nii-öelda bar lounge, kus me siis pakume ka cateringi ja igasuguseid muid toredaid kokteile. Et on väga positiivne tagasiside ja järjest rohkem meid üles leitakse, jah, just. Praegu ma sõidan Smartiga, mille rool ei pööra sinna poole, kuhu ma tahan. Näiteks kui ma keeran paremale, siis ta keerab vasakule ja kui ma keeran vasakule, siis ta keerab paremale ja mul on selline koonustest rada siia pandud. Ja ma üritan oma aju ära trikitada, et mitte üle koonuste sõita. Kes tahab midagi ägedat teha ja sellist üllatuslikkus, ma pean ütlema, terve see võistlus oli üks üllatuste rohke võistlus, sellepärast kõik autod olid nii erinevad, kõik need masinad, sa ei tea, mismoodi nad käituvad rajal, ma räägin, et ma täitsa väsin, kuraamus äge. Ja kokkuvõttes, kes soovib sõita või hoopistükkis võistlus korraldada, siis Raassillale, jah? Just nii, täpselt nii on, et saame korraldada ja korraldamegi drifti, korraldame rallikrossi ja ka supermod. Saade selleks korraks läbi. Soovitan hoida silma peal meie sotsiaalmeediakanalitel nii TikTokis, YouTube'is, Instagramis kui loomulikult ka Facebookis. Nautige ilusat ilma, minge õue ja näeme juba järgmisel laupäeval ikka kell 11.30 Kanal 2.